Eduard Vilde, Külmale maale, romaan. Esimene peatükk. Juba esimesed orelihääled tõid Jaanile pühalikult liigutatud tuju. Tema rinda asus see lapselik haledus iseendast, mis tuleb raskest haigusest toibunud inimesele peale, kui ta tunneb oma kehanõrkust, oma väetisust. Ja Jaani meelest oli, kui peaks ta teisteltki, kes tema lähedal olid, kes tema otsa vaatasid, tasast kaastundmust paluma, nagu väeti lapsuke kunagi oma haleduses. Ta laskus väsinult istmele ja kuulas oreli eesmängu ja kuulas koraali kaebliku viisi ja silmad läksid tal niiskeks. Ta süda sulas lapselik palavas tänu tundmuses selle nägematu abimehe vastu, kes tema noort elu närtsimise eest oli kaitsnud, kes tema selle tumeda kolliküüsist oli vabastanud, keda ta kui inimese laps kunagi harjunud oli kartma. Jaan palvetas kaua ja härga lõhinal, esmalt tumma südamega, siis sosistavate huultega. Ta palus ja tänas ja palus, kuni ta meel sai vagusaks ning väsinuks. Ja siis, kui ta oma kohuse tundis täitnud olevat, kui tal enam midagi ei olnud meelde tuletada ega soovida, tõmbus ta kössi pinginurka ja püüdis jutlust kuulata. Aga ta mõtted olid nii laiali ja nii udusarnased, et ta mingit ainet ei suutnud kinni pidada. Õpetaja kõneles ühetoonilise laulva naise häälega, mis kudus koguduse üle elustuse asemel nagu igavuse ja unevõrku. Asjata võitles Jaan mõni aeg oma raskete laugudega, aga ikka jälle langesid nad loiult maha ja tinane väsimus roomas kogu ta keha üle. Ta tukkus ja jäi siis magama, sest polnud viga, ta ei olnud ainus magaja. Nad kõik siin olid väsinud tööinimesed. Hommikul vara üles tõusnud, pika tee ära käinud, Jaan pealegi jala. Keegi ei pannud neile seda pahaks ja õpetaja hea mees oli sellega harjunud. Jaan ärkas alles, kui orel uuesti hüüdma hakkas. Tal oli üsna häbi. Niisugusel pühapäeval, kus ta enese terveks saamise eest oli tulnud Jumalat tänama, jääb inimene kirikus magama. Ta piilus naabrite poole ja püüdis nägu näidata, kui poleks ta tukkumise peale mõtelnudki. Sample complete. Ready to continue?